Tere uudiste stuudiost mikrofoni juures Rohke Debelak. Viimastel päevadel on inimesed droonidega seotud juhtumite tõttu olnud tavapärasest emotsionaalsemad. Keilas pöördus eile üks kohalik mees tarbijakaitse poole, väites, et sai öö jooksul korduvalt SMS-teavitusi läheneva drooni kohta, kuid lubatud droon ei saabunud ega saabunud ja mehe sõnul ootas ta tunde, kuid pidi lõpuks pettunult ootamise katkestama ja magama minema. Tarbijakaitse kinnitab, et juhtum on menetluses ja hinnatakse, kas tegemist võis olla eksitava või valesti sihitud reklaamiga. Nördinud kliente on üle riigi. Valitsus aga arutas taas eile pensionisüsteemi tulevikku. Süsteem sellisel kujul ei ole jätkusuutlik ja ei ole seda ka muudetud kujul. Seetõttu otsustati paika panna pensioniiga, mis on viimaste kalkulatsioonide kohaselt 70 eluaastat. See tähendab, et inimene läheb pensionile nii nagu praegugi, aga on pensionil 70 eluaastani pärast, mida pension lõpeb. Kui see aeg täpselt kindlaks määrata ja piirata, mille kestel inimene pensionil on, siis võib juhtuda, et mõned aastad on ikka võimalik inimesele maksta enam-vähem korraliku pensioni. Pärast pensioni lõppemist aga saab inimene tööturule tagasi tulla. Praegu on töö igaajaliselt piiratud, pensionil aga võib inimene olla kas või 100 aastat ja see seabki riigi suure surve alla. Kui inimesel on teada, et ta saab pensionil olla teatud kindla perioodi, siis selle lõpu lähenedes saab ta otsustada, kas minna tööle tagasi või liikuda hoopis suurem samm edasi. Veel annab valitsus teada, et alustab lähiajal jõukuse propageerimist elanikkonna hulgas. Paljud probleemid, nagu näitavad valitsuse tellimusel läbi viidud uuringud, tulenevadki meie riigis vaesusest. Kaasa arvatud kuritegevus eri tasanditel ja vormides ja laenuorjusesse langemine. Kõik need vahed on ületatavad aga oma sissetulekute olulise suurendamisega. Sellist võimalust on uuringute kohaselt aga kasutanud väga väike osa hädas olijatest. Välja töötatud programm näeb ette jõukuse propageerimise kõikide elanikkonna kihtide hulgas, et viia rahvani teadmine, suur sissetulek tagab parema toimetuleku. Kui inimesed suurendaksid oma sissetulekuid kas või poole võrra, väheneksid sama võrra ka igasugused hädad. Siiani on aga suur osa elanikkonnast kangekaelselt jäänud samade sissetulekute juurde, ehkki Riigikogu ja valitsus ja mitmed kohalikud omavalitsusedki on mitu korda eeskuju näidanud ja demonstreerinud jõukuse positiivset mõju inimese toimetulekule. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küll, aga vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et ka sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Korsten, kelle sõnul on tal nüüd juba 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatse oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja operatiivteade. Varahommikul täna teatas Tartus Annelinnas elav kodanik, et kõrvalkorteris elaval pensionäril on peenike pihus. Kohale sõitnud kombluspolitsei midagi säärast õnneks ei märganud, vana inimene oli lihtsalt näljas. Kuulsite uudiseid.